stardime oma adventure'iga. Ma ei tea, miks ma estonglised kasutan, tegelikult võiks ainult eesti keeles rääkida, aga ühesõnaga alustame oma seiklusega. Esimene road trip Austraalias ja me oleme linnast, ma arvan, mingi 30 kilti väljas. 30 kilti väljas, just nimelt meil juba üle levi. Nii, et algus on väga tore, aga õnneks siin ei ole võimalik hetkel ära eksida, sest et me sõidame otse teise linna, nii et sisuliselt üks maantee lihtsalt otse kogu aeg sõidad ja eks liiklusmärgid ka ikka vahepeal eksivad ära kuskile. Fun fact, siin on 110 näiteks kiiruspiirang, 110 kilomeetrit tunnis siis. Ja vaadake, kui täis on meie auto asju. Ja me jätsime veel mingid enda kohvrid ja mõned üksikud asjad veel sõbranna juurde siia Aussi Perti siis linna. Et muidu nagu oleks reaalselt nii täis, et ei oleks mitte midagi ära mahtunud või siis ei oleks saanud midagi kuskilt lahti teha, kohe kukub välja midagi. Siin on ka ikka nüüd metsa näha. See küll muidugi otse loomulikult nii tihe ei ole nagu meil Eesti metsad ja aga siuke rohkem metsalaadne asi, kui me linna lähedal nägime. Ei ole väga üldse palju sõitnud, aga tegime juba esimese peatuse. Mingisugune kohalik küpsetiskoht, mingi bakery. Jam. Minu arust ükski roadtrip ei möödu ilma snäkkideta. See on siuke vahukoora ja keedukreemiga saiake, väga mõnus kalorirohke, päris maitsev. Mul on söörik. Hea lihtne. Siin müüakse seda keedukreemi niisama poes. See on nii hea. Joo. Me unustasime mikrofoni kaasa võtta. Ma ei tea, kas on kuulda. On ikka, aga lihtsalt ilmselt peab natuke valimini rääkima. Ühesõnaga, me jõudsime nüüd oma esimesse sihtpunkti. Kuidas seda, see on nagu mingi matkarada. Taevas kõndimise rada. No küll näeb. See oli otse tõlge siis inglise keelest eesti keelde. Päris korralik ülesmäge kõndimine. See on siuke... Mõnus. Higi. Jah, et kui päev otsa põhimõtteliselt istunud, siis tuled siia, teed tšu. Ja korras. Jah. Siuke pea 400 kilti sõitnud oleme. Jah, põhimõtteliselt. Ot. Aga lähme edasi. Siis üleval näeme. Üleval näeme, jah.
Siim tahtis kivi peale ronima minna, oleks peaaegu selle lirtsti peale astunud. Vot sulle Austraaliat. Nagu akrobaat ikka ronis kivi otsa siit. Saime tehtud selle raja. Väga lahe oli. Väga ilus, nagu väga ilusad vaated ja väga ilusaid pilte saime ja tee peal nägime ühte ussi ja siis see oli korraks hästi hirmus. Aga ta nagu, mina nägin ainult mingit siukest väikest juppi temast, siis kui ta oli sinna kuskile peitu ära pugenud. Ja siis uss, ma pidin täis sittuma ennast. Ma nägin, et ta hakkas põgenema kohe. Ta pani ikka täie hooga võssane. Mis on väga positiivne, nii võikski need asjad käia. Nii et siis nägime ühte paarikest, vanemat paari. Nad ütlesid, et nad olid mingi teise raja peal, istusid ka kivi peal vist või midagi. Ja siis mingi suht nende lähedal, nende jutu järgi mulle mulje, et mingi meetri kaugusel äkki oli siis pruun madu, ehk siis mis on üks Austraalia nagu mürgisemaid madusid. Lahe. Aga eks nendega ilmselt ongi see, et kui sa neid näed, siis lihtsalt mine rahulikult ära ja ära mine neid torkima, onju. Et ma ei usu ka, et loodus ise niisama lambist pärast kallale ei tule. Et kui sina loodust ei häiri, siis vast loodus ei häiri sind ka. Ja see ülesse tuleks, siit oli ikka nagu korralik trenn. Reaalselt nagu jõudsime sinna ülesse välja. Punane tomat lihtsalt näost reaalselt. Täiesti jõudne. Sina, jah? Mina, jah. Oleks tale, on jah. Ja siis mõtlesin, et jõusaalis, kui ma nüüd kunagi tagasi jõuan jõusaali, siis peaks tegema neid treppe soojenduseks. Ma muidu tegin mäkke tõusu kõndimist alati soojenduseks, sest et see on siuke ka madala intensiivsusega hea siuke nagu soojenduseks ühesõnaga. Aga jah, peab matkamiseks ennast ette valmistama, nii et treppidest ainult üles soojendus. Kui kõndisime ülesse siit, kuskil siin samas, siis olid mingi Aasia pere oli minu arust, kes siin jäid seisma lastega ja värki ja siis nad kraapisid oma nimesid ja asju sinna puude peale, ilusate puude peale nagu. Ma ei saa aru, miks neid tehakse, siin on surnud puid küll ja veel, kraapige siia ja nii, kus kuradi halb hakkab. Aga miks ilusate puude peale on vaja nimesid kraapida? Siia ei ole mitte ühtegi nime kraapitud, maha kukkunud puu. Siin ei tehta nii midagi, kraapige siia. Ei, ikka püsti seisvate puude peale vaja kraapida. Aina nii. Jah, ma ei saa ka aru, nagu see oli perekond, lapsed, täiskasvanud enda ema, isaga on ja minu arust ema, isa on nagu, näe siia ka. Nagu miks sa pead loodust, miks eeskuju sa annad oma lastele niimoodi? Et jõu loodust võib rüvetada või? Tore. Jah. Nägime just madu. Tiiger madu oli. Vist oli küll, jah. Minu arust oli küll. Mis on nagu aga mürgine. Et ta oli nagu eemal meist veits. Mingi meeter. Mingi meeter. Aga ta nagu roomas oma teed. Täiesti persis. Veits oli hirmus. Jalad veits värisesid. Olen aus. Aga selles mõttes, aga siin ongi palju põõsaid ja osa ja ega sellistes kohtades nad vist pesitsevadki, mis on hästi arusaadav. Ja nüüd ma lihtsalt loodan, et kui me lähme telkima, siis me leiame koha, kus ei ole põõsaid ja siis ma suudan rahulikult magada, sest et muidu on natuke hirmus. Ei, leiame ikka mingi lagedama koha, ma arvan. See on niisugune liivasem pind ja värk, et seal vast ei ole midagi hullu. Vast jah. Sõidame nüüd oma ööbimiskohta. Me ei tea täpselt, mis meist saab, mis see endast kujutab. Aga ja ilm läks ka täiesti pööras ja 180 kraadi. Kui päeval oli ilus ja soe ja päikseline, siis nüüd on
külm otseselt ei ole, aga no ikkagi jahedam juba ja läheb veel jahedamaks. Ja siis on pilvine ja mingid veits nagu justkui tibutaks. Nii et otseselt tegelikult vihma ei lubanud nagu praegu ilmateadet kui vaatasime, aga no ega kõik teavad ju, et ilmateadet ei saa enne uskuda, kui see käes on. Mingit seenevihma või midagi sadas, jah? Ja mingid udukat vaikselt nagu tibutab midagi. Väga õrnalt. Aga me ostsime ju kõik võimalikud asjad, et saaks endale õhtusööki ka teha, aga otsustasime täna õhtul, kuna on nii nagu palju teadmatust, siis võtsime lihtsalt mingid kiirelt valmis söögid kaasa poest ja läksime nüüd siis urame siia Tudjukoha poole. No kindlasti saaks siia ka teha tegelikult. Lihtsalt praegu on nii hull tuul ka väljas, et ei viitsi mingi kuradi panni peal praadida asju, kui tuulega panni pealt minema lendab kõik. Ja, nii et küll me jõuame veel. Jõudsime nüüd kohale, nii et hakkame lahti pakkima siis. Siimul on kõik nööride ja asjadega kinni pandud. Autos midagi ringi ei sõidaks. See on madrats vist, jah? Midagi on kinni kuskil. Oota. Hoia seda see on päris tugevalt kinni seal. Me ei ostnud sääsemürki ega midagi, sest me mõtlesime, et ei ole ju sääski praegu. Siin on nagu raided. Tõmba nüüd. Kõige olulisem vesi. Mu aju ei tööta hetkel. Krõpsuga kinni lihtsalt. See on siis põhimõtteliselt siuke asi, mis käib telgi alla. Ideeliselt inimesed vist kasutavad siin seda selleks, et vihmaga mitte märjaks saada. Aga meie oleme bussipoid ja kardame. Miks sa laamendad? Ma ei tea, kuidas see käib. Ja nii. Ops. Oota. Me peame mõlemad ringi keerama. Lähme isegi äkki veel natukene. Ei või? Jaa. Lähme siis niimoodi siia. Jah, miks me keset teed ronime, äkki keegi tuleb veel siia meile. Kõrvale seltsi, ma loodan, et ei tule. Vaatan, et siin tuleb see kinni panna. No küll panen selle käivad kinni. Saad hakkama küll? Sain. Kartsin, ma teen katki lihtsalt. Jesus. No näitan sind või? Ai, sööb raisk. Mine ära siis. Lähengi. Valesti Lähengi ära siit. Lihtsam jah. Annan lahkumisavalduse sisse. Juh, üldse hästi. Jah. Ja linnas ei olnud mitte ühtegi. Jah, linnas tegelikult ei olegi tavaliselt. Kõrt ise maainimesed oleks võinud arvata, nagu et saame aru sellest. Ma ei tea ka, miks me ei võtnud seda. Tõmbame veitsi ja polegi. Saame need nöörid ka tõmmata, vaata. Jah, just, siis ei lenda ära. Nii, see nüüd. Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgelt. Magic telk. Magic telk, jah. Selles mõttes, et maru mugav ja lihtne selles mõttes nagu, et... Jah, madrats on juba sees. Kas keskmise pidi alguses panema või äärmised? Ei, need äärmised ikka enne ju. Oh. Ma panen selle kinni ära juba, siis ei lähe putukad siis. Jah, pane jah. Mul enam ei olegi nii hirmus. Kui enne oli. Jah, sest me ei ole ainukesed, kes siukse telgiga siin on. Jah. Meil siin kõrval on 2 autot ja mingi 3 telki vist. No neil on katuse, nagu see autol on see katuse alune vari või asi seal. No seda küll jah, aga noh, ikkagi. Ja neil on maas need telgid, neil ei ole siukest nagu seda. Jah. Nii et ma arvan, et tõstetud seda pinda. Noh, pika peale eks harjumegi ära ja saamegi aru, et
ilmselt ei ole see asi midagi nii hull siin, aga you know, better safe than sorry. Ja siis hakkan lihtsalt panema. Keda? Telki. Need käivad lihtsalt klõpsuga siit kinni. Ja küll ei näe midagi, aga seletan ikka. No põhimõtteliselt näeb. Klõpsuga läheb siup-siau. Mulle ikka meeldib neid taustahelisid teha. Siup-siau ja siup-siau ja. Tegelikult võib-olla algus oleks pidanud ikkagi kinni. Pane see keskmine kokku ära või tegelikult mida iganes suva. Kui tunnen, et mul on kõik jalad ära söödud. Mida sa teed? Miks sa nagu kohe seda sisse ei pannud? Sest et see ei jäänud sinna sisse ja siis ma mõtlesin, et panen enne need ära siia kinni. See on palju halvem. Ma sain aru. Palju raskem on panna seda, siis pane enda ots sisse ära. Pistsin sisse. Noh, näed, ei olnud teda midagi. Sinul jah, ei olnud. Tegelikult ei olnud midagi hull. Teamwork makes the dream work. Tada! Mis? Et how to või? Jah. Mis käib? Kuidas see käib tõesti? See käib siia. See on mingi regulitav. Jaa. Vai. Paned selle siia sisse. Ja hoian seda siin paigal. Selle siia sisse. Ja nüüd. Täitsa pekkis, no ma ei või. Ütlen teile ausalt, see on jube. Tähendab. Hammustavad sama valusasti peaaegu kui Eesti sääsed. Siin levi ei ole. Nii, ussi siin ei ole. Nüüd vastuda. No selles mõttes, et kui me seal matkarajal ikkagi seda ussi nägime, siis oli küll korraks see, et nagu tegelikult ei tea üldse midagi nende usside kohta, et nagu kus nad elavad, mis teed, kui sa neid näed, kas sa pead nagu nende eest ära jooksma või sa pead jääma rahulikuks ja lihtsalt nagu taganema või kuidagi niimoodi. Loogika ütleb, et peaks rahulikuks jääma, sest et kui sa hakkad jooksma järsku liigutusi tegema, siis ta ilmselt arvab, et ta rünnatakse, siis ta muutub närviliseks ja ründab sind. Aga nagu need on lihtsalt kõik eeldused. Ja siis oli natuke hirmus tulla kuskile kämpama, sest et me tahtsime kohta ideeliselt sellist kohta, kus oleks kõik nagu hästi sile või siis kus ainult muruplats nagu, et ei oleks mingit võsa ega midagi. Aga nagu näha, siis siin on hästi palju võsa igal pool. Aga samas turvalist tunnet tekitab see tunne ka, et me ei ole nagu üksinda siin, et siin on teisi inimesi veel, nii et kui midagi juhtub, siis küll keegi ikka midagi teha oskab. Meil ei ole esmaabipakki, aga meil on mingid neid sidemeid ja desovahendit ja laastrid ja asju on niisama olemas, nii et mõtlesime, et jääka ostma, vast ei juhtu midagi. Igaks juhuks mingid asjad on niikuinii olemas, nii et all good. Ja siis seda mõtlesime ka Siimuga, et see on põhimõtteliselt meie esimene looduses käik. Ja me kohe nägime madu. No sina ise manifesteerisid endale seda ja sa ütlesid, et tahaks madu näha. Kinda jah, nagu mitte otseselt. Ma nagu mõtlesin, et kui madu näha, et siis võiks nagu kaugelt näha niimoodi korraks, siis oleks hästi, et rohkem ei taha. Aga siis vist natuke liiga tõsiselt võttis universum mu sõnumi, et siis nägimegi kohe. Aga samas näeme kohe ära ja siis rohkem ei näe. Kuule, anna mulle see teine kaigas. Ma loodan, et see läheb nii, et rohkem ei näe. Nii et jah, tiputab. See tundub tegelikult suht vihmakindel materjal olevat. Ja siin on lukkude kohal on ka siuksed asjad. Et tundub, et peaks olema ikkagi suht nagu et ei satu vihma alla.
see on ise täis puhutav madrats. On selle asja nimi on ju. Ise täituv pigem. See täituv. Tõmba välja siit, ma hoian seda. Tee see ots tühjaks sealt. Tähendab nagu pühi see liiv ära. Tee see ots tühjaks. Ja juba lendab neid siia sisse igale poole. Hüppa sinna sisse või ma hüppan ise sinna sisse. Oota, kuidas ta lahti käib? Kuidas ta lahti käib? Ma ei tea. Pane kinni uks, pane kinni uks, pane kinni uks, pane kinni uks. See imeb siis ka õhku sisse, kui ma siin peal olen või? Ei, nagu lõplikult ei ime. Sa võiksid ideeliselt sealt välja tulla. Ostsime endale kaasas kantava taskulambi. Põrandalambi. Jah. Ühest piisab, ma arvan, see ei pea kõiki 3 panema. Arvad? Ja. Panin kollase valguse, siis peaks putukad ära minema. Minu arust nad ei lähe ära. No, selline vets on siin kämpimisplatsil ka. Üks vets küll läinud, aga võime vastad hakkama. Siit tuli vett või? No. Ei, väga hea. Ära raiska nüüd. Vist tuleb aga midagi. Ei no midagi, jah. Juba tunnen asjadest puudust. Või noh, tunnen puudust asjadest, mida meil ei ole otseselt olnud endal, aga mida tahaks. Nagu näiteks varjualune. Saab osta siukse varjualuse, mis auto katuse külge käib niimoodi. Meil kõrval on siuksed tüübid, kes tõmbasid need varjualused välja ja chillivad seal varjualustel. Meie istume siin lageda taeva all. Vihma sajab ja. Ja noh, telgi saaks ka panna siis varju alla, et need on päris suured mingi. Oleneb, kui suure ostad mingi. Alates 2 ikka ju. Ja 2x3 meetrit või siis saab osta ka selle 270 kraadi, mis on niimoodi, et tuleb siit välja. Ei saab auto taha niimoodi. Pimedus on ikka siuke tore asi, et ei tea, mis loomad siin võivad öösel olla. Üldse midagi ei tea. No jaa, telki sisse ei tule. Ja ma just praegu mõtlen, et End köhatas, ma ehmatasin. jah, no võtta, ma räägin. Kuuled mingit häält, tead nagu mingi künn-jahe kohe. Ei no siin ei ole suuri loomi, siin ei ole. See oli auto hääl. Minu arust. Mingi masina hääl. Ma ei ole teist väga kaugel. Minu arust. See võib puukrõuksumine ka olla ikkagi. Puuk kolksuvad oma vahel kokku, noh. Ma ei usu, et see puukriuksumine on. Need on need rotilaadsed elukad, kes siin mingi jooksevad. Väga jah. Pika nokaga rott ja siuke suurem natukene. Kuradi sääsk. Lisaproteiin, nagu Silver ütleks. Jumala oktelk on tegelikult. Väga lihtsalt käib üles lihtsalt. Ainuke miinus on see, et võtab autos nii palju ruumi. Lisamadrats. Siis see telk koos madratsiga, mis on juba originaalis koos madratsiga. Ja siis need alused. Mille peal telk on ja me saime selle kõik $300 eest. Oli ju? Jah. Ma olen just jumala odav. No uue hinnad põhimõtteliselt oli soodukaga see telk ise oli mingi 154. Siis see madrats oli üle 150. Pluss see jalad. Ma ei tea, palju need on, mingi ka 150 ma olen. Ja põhimõtteliselt 150 saime odavamalt enam-vähem. Ja no need ei olnud originaalhinnad ju. Telgi originaalhind. Ma ei mäleta, palju see telgi originaalhind oli. No ma arvan, 200 kindlasti. Aga madrats ja see jalad olid küll. Need olid sellest teises poes, vaata. Selles kaldis poes. Sa pekkis mun jalad ära söödud sääskede poolt. No küll jah. No ülla. Austraalia sääsed ei taha mind. Mind Eestiski väga tahtis siin. Jah, tõsi. Tegelikult ma ütlen ausalt, kui ma oleks täiesti üksinda siin olnud, siis ma oleks kõvasti rohkem. Mille pärast? Ma ei tea, sest praegu, kui sa kuuled mingit hääli või midagi, see on jaa, see on too vend seal raudselt tegivad, mõtled endale nagu juurde. Selles suhtes jah. Nagu, et me ei ole ainukesed, kes siin just, selles mõttes. Aga kui oleks täiesti üksinda siin, siis mingid kriuksumised käivad ja siis need mingid raksumised ja mingid tuuleiilid ja siis ookean ka sahiseb kõrval. No jaa, aga kui näiteks täitsa üksinda minna
kuskil randa, liiva peale, lageda platsi peal liiva peale. Tõmbad oma munni pisti, see on just suva ju. Seal ei ole mitte midagi ega mitte kedagi. jah, no siin on lihtsalt see, et kui torm tuleb, siis tuleb ookean. No jaa, aga seda tormi võiks ikka ilmaennustus ette näha. Ja noh, sinna randa oleks hea, kui oleks selle katusetelgiga. Siis oled hea omas kookonis seal katuse peal. Ja see on maas mässamas telgiga. See on ju liivaseks ka. Jah. Lopsid redeli pihta jalad puhtaks ja lähed telki. Järgmine upgrade on katusetelk. Järgmine upgrade on uus auto, kuhu saab katusetelgi peale panna. Või juba koos katusetelgiga. No jah. Tavaliselt kui müüakse, siis katusetelgiga koos ei müüda. Ainult need Backpackerid, kes ära kolivad. Tuleb jahtida neid. No jaa, aga nende autod on tavaliselt nagu läbi aetud ka noh. Ma võtaks ikka mingi kohaliku auto ja. No seda nüüd küll jah. Sääsk tahab hullult autost välja saada. Laske välja meil, sõdad ja pere on seal. Sa oled loll, et sisse lendasid sinna. Ot sulle. Säh sulle saia moosiga. Peter Piir. Kuidas kommenteerite? Saad ka õllelonksu või? No ma ühe lonksu võtan, sest et muidu ma pean öösel pissile minema ja ma ei taha öösel pissile minna, sest Siim ütles, et ei tule minuga öösel pissile. See on nii kaugel. Näed, järgmine. Seesama seda on või? Ei, see on kastikas ja tal on taga sikker ka veel. Vahi. Need vennad siin kõrval on vist mingi Brotherhood tripil. Ei tea jah. Kolm valget kastikat. See on Nissan. No näed, mine küsi kohe, kuule. See on Toyota Hilux ikka, never mind. Hilux jah? Hilux jah. Siim on siin dilemma ees, et kas võtta Nissan või võtta Toyota järgmiseks autoks. No tahaks ikka Toyotat, aga Toyota on kallim. Aga asja eest ka. See on ikkagi Toyota. Jah, aga kas meil tasub teha 2 korda uuesti upgrade'i või siis pigem kannatada natuke pikemalt selle Subaruga ja siis osta korralik Toyota. No vaatame, kuidas meil asjad jooksevad. Võib-olla üldse me selle Subaruga siin aasta aega sõitma või mida seda? Jah. Ma loodan, et mitte. Kas ta vastu peab? Ära kuula teda. Pane kõrvad kinni, palun, kõik on hästi. Mis sa räägid niimoodi valju hääldina? Pärast sosistad telgis kõrva või midagi? Mootori tuli põleb ja no tegelikult see kustub ära kohe. Järgmise käivitusega kustub ära. Aga miks ta uuesti põlema läks? Sest ma ei tea seda, miks ta nüüd uuesti põlema läks, aga muidu oli see, et ma arvan, ma valasin jahutusvedeliku juurde ja siis läks veits mööda. Siis läks mingi pistiku vahele ja siis läks mootori tuli põlema. On minu teooria. Või no see on suht kindel, et ta niimoodi läks. Sest et ta kustus kohe põhimõtteliselt ära. Peale 4 käivitust kustub ära tavaliselt Subarul väidetavalt. Loogutan ka, nagu ma oleks hull ekspert. Ja siis kustus ära uuesti ja siis aga nüüd täna läks uuesti põlema. Ma ei tea, miks ta nüüd põlema läks. Võib-olla lekkis jälle kuskilt. Või siis ta oli lihtsalt väga excited selle üle, et ripile läheb. Jah, ja siis, et nii lahe on 500 kilomeetrit sõita ilma püsikata. Palju on kilomeetreid Tartust Riiga? 200 natuke peale, 220 äkki. Aga sõidad sama kaua põhimõtteliselt, nagu me siia sõitsime? Ei, sõitsime siia üle 4 tunni, 5 tundi. Tartust Riiga, sa sõidad ka 4 tundi. Mida sa ajad? Sõidab ikka. Bussiga võib-olla. Autoga ka. Ei, mida sa ajad? Bussiga sõitsime, me läksime ju Kanadasse läksime. Sõitsime 4,5 tundi. 3 tundi sõitsime minu arust. Ei. Mida sa ajad? Vaata netist. Ma ei saa, mu telefon on seal. Ma vaatan ise. Minu arust on mingi 3,5-4 tundi. Näed, see pilet. Ei, bussiga oli jah, minu arust 4,5 tundi. Mida sa ajad? Raudselt oli. 3 tundi 40 minutit. Mis asja?
ma ju ütlesin, noh. Ja näed, oota. Kui võtame Google Maps'i, Riia. Paneb Riia lennujaam, on ju. Ja Tartu bussijaamast. 260 kilomeetrit Tartu bussijaamast Riia lennujaama. Ja Riia lennujaam on veel Riiast põhimõtteliselt läbi nagu teisel pool. nii, ja kaua sa sõidad sinna siis? 3 tundi 50 minutit autoga. No peaaegu 4 tundi. Nojah, 260 kilti. Aga päris kaua tegelikult ikkagi. Nojah, sest et siin tegelikult maanteekiirus oli 110 kilomeetrit tunnis. Või 100. No ma ei sõitnud 110-ga terve tee. Alla 110 sõitsid, on ju? Põhimõtteliselt enamus ajast küll, jah. No kütsi läheb maru palju, muidu see siit ei jõua minna. Vabandust. Selles mõttes, ma lihtsalt tahtsin seda öelda, et mina kunagi käisin Tartust Riias ühel oma tuttaval järel, siis sõitsin väikse Peugeot'ga. Ma olen raudselt rääkinud seda lugu sulle ka. Ilma püsikata. Niimoodi, et see oli lihtsalt nii väike, et mul ei olnud ruumi, et põlvi nagu normaalselt seal hoida ja siis ma pidin vahepeal peatusi tegema, sest et lihtsalt põlv läks krampi. Olgu. Nii et siis sul läks hästi. Sest no me tegime ka vahepeal paar püsipeatust. Ei, selles suhtes on hea, et kui püsikat ei ole, siis gaasipedaal käib nagu siuke, ikka pead vajutama. Kui jalga toetad peale, siis ta ei vaju põhja kohe nagu mingi. Ma mäletan Triinu Nissan Micrale niimoodi, nagu puhud sinna gaasipedaali peale. Siis läheb edasi. Nii kirgelt käis see gaasipedaal. Kas seda gaasipedaali tugevust saab reguleerida ka kuidagi? Ei saa. No kindlasti saab tegelikult, paned kõvema vedru vahele. Aga no kes viitsib? Ega ei viitsigi tead. Sääsk endas kõrva. Nii, et Austraalia sääsed ei taha mind. Nüüd sääsed võib minu arust mingi punast värvi üldse. Täis sööd? Ei, nagu vetsus olid sipelgad. Vetsupoti ei selle... Vetsupoti peal. No nagu selle ääre all oli terve hunnik neid esimene kord, kui ma püsti tõstsin, vaatasin sinna alla. Nojah. Teid nüüd puntras seal kõik koos. Õudne. Selles mõttes, et lootus on tore ja kõik jutud, aga samas vetsuga normaalne, tähendab veega normaalne vets on ikkagi üle kõige. Eriti praegu. No naistel vist on keerulisem natuke. Minul on suht suva. Jah. Ma võin siis samas püksist maha tõmmata, miini maha lasta ja minema kõndida. Kusjuures lugesin ühte blogi täna, kui siia Tuju kohta sõitsime ja väidetavalt siin Western Austraalias ei sobi inimestele ja siis nagu nendele inimestele, kes selle mingi kämpingute ja looduste asjadega tegelevad siin, neile ei sobi, kui inimesed siin oma häda maha teevad. Seal ei olnud kirjas küll miks, aga no põhimõtteliselt jah, ei tohi, et kui selles telkimisala või telkimisplatsil ei ole vetsu olemas, siis sa pead kaasa võtma ise oma mingisuguse portapotina. No jah, suht lamp. Mina lasen küll siia oma põie tühjaks pärast. Õlla minna. Mis ikka juhtub? Kui see on maole vastu pead. Jah. Maad on igal pool mujal Austraalias ka ja selles mõttes mitte ainult siin. Jah. Siin on vähem isegi kui mujal, ma arvan. Ja ämblikud on ka kindlasti siin. Oota, ma tahan konfirmida, mis madu see oli, mis me nägime. Raudselt oli tiigrimadu. Tundus küll nagu jah. Siin on nii palju erinevaid. No ma räägin. Ta oli ju midagi sellist. Nojah, midagi nagu täpselt siuke. Ma ei mäleta enam, kui mürgine ta oli. No üks mürgisemaid. Pruun on vist kõige mürgisem. Jah. See on large and highly venomous snake of Southern Australia. Aga ta oli pisike ja ta ei olnud väga suur. Nad vist ei olegi väga suured. See on large. Tähendab large. Kui pikk. See oli suht mingi siuke 1,5 meetrine.
Kus ma seda Vikipeediat nüüd saan siis? Leidsin. 1–2 meetrit, tähendab 1,2 meetrit. No ta umbes siuke oligi. Jah. Sealt jalg on ära söödud. Pääsed armastavad mind. Mis ta teeb? Ja tööd.